Tere tulemast! Täna sinu palvel vaatame süvitsi kullaturgu. Meil on siin üks päris põhjalik analüüs. Kulla, pullid, turg, analüüs ja prognoosid. Jah, tervist ka minu poolt. Ja meie eesmärk on siit välja nuppida need kõige olulisemad mõtted, et aidata sul aru saada, mis tegelikult kulla hinda liigutab, mis need ohud on ja kuhu see turg üldse minna võiks, ütleme 2025 lõpuks. Tõepoolest, kullaturg on olnud muljetav sel aastal, eks ole, hind ikka korralikult tõusnud, aga just nüüd viimasel ajal on näha sellist müügisurvet. Just. Ja see panebki küsima, et kas on lihtsalt väike paus tugevas trendis või on siin midagi tõsisemat lahti, võib-olla isegi trendipööre. See on see küsimus. Täpselt. Ja me võtame siin aluseks eelkõige ühe analüütiku Fadra Saksada vaated. Tema töö on City Indexist ja Forex.com'ist ja see analüüs, mis meil laual põhineb suuresti temal. Ja ta on üllataval kombel päris optimistlik. Jah, isegi praeguse olukorra kohta. Just. Hoolimata sellest vastutuulest ta ikkagi näeb võimalust, et UNS võiks aasta lõpuks jõuda lausa $4000. See on päris julge pakkumine praegu. Vaatame siis, mis selle taga on ja mis riskid seal on. Aga enne kui detailidesse läheme, tasub meelde tuletada seda suurt pilti. Kulla hind on sel aastal, kerkinud üle 40%. Üle 40%. See on ikka väga palju. See on tohutu tõus. Kui see nii jätkuks, oleks see parim aasta alates, 1979 aastast vist oli. Et see on see taust, millelt me praegust olukorda ja seda Saksada analüüsi vaatame. See pole mingi tavaline turuseis. Väga hea punkt ja see toobki meid selle huvitava vastuoluni, mida ka Saksada ise rõhutab. Ühelt poolt see meeletu hoog, ajalooline tootlus teisalt. Tehnilised näitajad karjuvad, et kuld on äärmiselt üleostetud. Jah, see tehniline termin. Mida see siis tähendab sinu jaoks, kes sa seda asja jälgid? Kuidas sellesse suhtuda? Võtame selle lahti. See üleostetud, see tähendab tehnilise analüüsis seda, et hind on tõusnud väga kiiresti, väga järsult, ilma suuremate pausideta või tagasitõmmeteta. Ja paljad, kes varem ostsid, istuvad nüüd suurte kasumite otsas, eks ole. Loogiline. Tavaliselt see tähendab, et risk on suurem. Et võib tulla langus või vähemalt mingi konsolideerumine, sest hakatakse kasumeid võtma. Aga siin lähebki see Saksada tõlgendus huvitavaks. Just nimelt, tema ei näe seda kohe kui mingit automaatset müügisignaali. Ta ütleb küll jah, et seal $3900 juures on vastupanu, see on tõusu peatanud praegu, aga tema põhiargument on, et sellised äärmuslikud näidud nagu see üleostetus võivad tegelikult tugevas trendis hoopis kinnitada selle trendi enda tugevust. Täpselt, mitte ei tähenda tingimata, et kohe kukub. Just, et see ei ennusta peatset lõppu. Täpselt nii. Tema vaade on, et kuni me graafikul ei näe selgeid märke, et trend on pöördunud, et olulised toetustasemed murduvad või tekivad mingid kindlad langusmustrid, siis see aluses olev tõusutrend on ikka jõus. Nii et see $4000 prognoos jääb kehtima? Jah, tema sõnul küll. Kuigi ta möönab, et tee sinna ei pruugi olla sirge ja riskid on olemas. Aga see on, päris julge seisukoht. Et fundamentaalne pilt kaalub üles need tehnilised, lühiajalised hoiatused. See on huvitav mõte et hoiatus võib hoopis tugevus kinnitada. Aga mis need tehnilised tasemed siis on, mida peaks ärilise hoolega jälgima, et hinnata, kas see optimism ka, vett peab? Saksada toob välja mitu taset. Esimene selline tõsisem tugi, mida ta mainib, on $3500 untsi kohta. See on nii psühholoogiline kui ka tehniline tase. Kui hind peaks sellest läbi kukkuma, siis see oleks esimene märk, et see müügisurve on midagi enamat kui lihtsalt, väike korrektsioon. Okei, 3500 esimene oluline piir. Aga kas oli veel midagi? Jah, enne seda on veel sellised väiksemad lühiajalisemad toetused. $3700 ja $3600 juures. Need võivad ütlema ajutist leevendust pakkuda languse korral. Ja siis ta mainib veel ühte ala, seal kuskil $3435 kandis. See on seotud 3. kvartali läbimurrega, kus see varasem suur tõus algas. Selle hoidmine oleks ka oluline, kui turg läbi. Või vähemalt tõsises ohus. Selleks peab Saksada $300 taset. See oli viimane suur madalpunkt enne selle praeguse, suure tõusulaine algust. Kui selles peab läbi murdma, siis see tähendaks tehniliselt ikka palju suuremat kahju ja viitaks juba päris suure tõenäosusega trendi pöördumisele või vähemalt väga sügavale korrektsioonile.
See on see tase, mida pikaajalised investorid ilmselt kõige rohkem jälgivad. Selge pilt. Aga mida ta siis soovitab teha? Taktiliselt. Arvestades seda vastuolu tugev trend ja optimism versus see üleostetus ja praegune surve. Oodata või tegutseda? Huvitaval kombel on tema soovitus üsna, otsekohine. Klassikaline trendi kauplemise loogika. Ta ütleb, et seni, kuni pole selget pöördemustrit näha graafikul tõendeid, et trend on päriselt murtud, siis pole põhjust strateegiat muuta. Isegi kui need näitajad karjuvad üleostetud. Ja mis see strateegia siis on? Tema lähenemine on osta langusi. See inglisekeelne buy the dip. Ehk siis kasutada praegust ja võimalikke tulevasi hinnalangusi kui ostukohti. Eeldusel muidugi, et see põhiline tõusutrend jätkub. See nõuab ikka päris tugevat närvi ja usku nendesse põhjustesse, eriti kui indikaatorid ilguvad punaselt, mis viibki küsimuseni, et mis talle selle kindluse annab, mis need fundamentaalsed jõud siis on, mis on nii tugevad, et peaksid isegi tehnilistele ohtudel vastu pidama. See ongi tegelikult selle analüüsi tuum. Ta rõhutab, et see praegune kullaralli, isegi selle praeguse pidurdusega, ei ole lihtsalt mingi spekulatiivne mull või lühiajaline optimism. Selle taga on ikkagi tugevad ja laiapõhjalised fundamentaalsed põhjused. Need loovad kullale soodsa keskkonna pikemaks ajaks. Okei. Ja need ongi need tegurid, mis tema meelest õigustavad ka edasist tõusu, sealhulgas seda $4000 sihti. Võtame need siis ükshaaval ette. Mis see peamine mootor on, mida analüüs välja toob? Tundub, et dollari seis on siin ülioluline. Absoluutselt. Nõrgenev USA dollar on üks võtmetegureid. Analüüs ütleb, et see USA dollari indeks, DXY, mis mõõdab dollari väärtust teiste suurte valuutade suhtes, oli septembri lõpuks langenud aasta algusest umbes 10%. 10%! See on päris palju, jah. See on väga suur langus. Kui aasta nii lõppeks, oleks see dollari jaoks üks nõrkemaid aastaid, üle 20 aasta. Võimalik, et suurim langus alates 2003. aastast. Aga miks dollar nii nõrk on? Mis selle taga on? Analüüs toob välja paar asja. Üks on hirmud tariifide pärast ja nende mõju majandusele, et võib tekkida stagflatsioon. See on see aiglane kasv ja kõrge inflatsioon korraga. Just. See on dollari jaoks tavaliselt halb kombinatsioon. Ja siis lisaks mainitakse ka sellist laiemat kahtlust, et kas USA majandus ikka on nii domineeriv ja kas see globaalne võimutasakaal ei ole nihkumas. Kõik see vähendab dollari atraktiivsust rahvusvaheliste investorite jaoks. Ja see siis omakorda aitab kulda, kuna kuld on nagu dollari vastand. Täpselt. Neid peetakse tihti vastandlikeks varadeks ja kui usk dollarisse väheneb, otsitakse turvalisust mujalt. Ja kuld on ajalooliselt olnud see peamine varjupaik. Aga see pole ainult see hetke nõrkus. Analüüs räägib ka sügavamast trendist. Sa mõtled seda de-dollariseerumist, millest jutt oli. Mis see tähendab ja miks see kulla jaoks tähtis on? Jah, see de-dollariseerumine, see on laiem protsess, kus riigid ja investorid üritavad vähendada oma sõltuvust USA dollarist. Nii reservvaluutana kui ka, rahvusvahelistes tehingutes. Nad otsivad alternatiive. Just. Nad mitmekesistavad oma varasid, liiguvad dollarist eemale. See trend on viimastel aastatel hoogu kogunud, eriti mõnede suurriikide ja keskpankade seas. Ja kui dollari roll väheneb, siis mis võiks asemele tulla? Kuld kui selline neutraalne ja ajalooliselt tunnustatud väärtuse hoidja on siin üks loogiline kandidaat. Nii et meil on lühiajaliselt nõrk dollar ja pikaajaliselt see de-dollariseerumise oht või trend. Need juba üksi on päris tugevad argumendid kulla poolt, aga oli veel midagi. Keskpangad. Jaa, keskpangad. Need on olnud kullaturul ikka väga suured ja järjepidevad ostjad juba mitu head aastat. Ja see trend ei paista raugevat. Keskpangad, eriti arenevates riikides, ostavad kulda kokku. Nad näevad seda olulise reservivarana. Miks? See aitab riske maandada, kaitsta geopoliitilise ja majandusliku ebakindluse eest. Sealhulgas ka selle dollari võimaliku edasise nõrkenemise eest. Nende ostud pakuvad turule pidevat, fundamentaalset tuge, aitavad hindu all hoida, kui müügisurve tekib. Okei. Ja viimane suur tükk selles pildis oli vist rahapoliitika. Et leebe rahapoliitika on kullale hea, kuidas see toimib? Leebe rahapoliitika tähendab üldiselt madalaid või langevaid intressimäärasid. Ja keskpangad on valmis majandust rahaga toetama, näiteks võlakirja ostes. Kullale on see hea mitmel põhjusel. Esiteks, madalad intressid vähendavad seda alternatiivkulu.
Mida see tähendab? No kuld ise ju intressi ei maksa. Kui sa saad võlakirjadelt või hoiustelt väga vähe intressi, siis see intressi mitte tootev kuld muutub nagu suhteliselt atraktiivsemaks. Vahe pole nii suur. Teiseks, leebe poliitika võib tekitada inflatsiooniootusi ja kulda peetakse traditsiooniliselt heaks kaitseks inflatsiooni vastu. Ja konkreetselt mainiti USA Föderaalreservi, et mida nemad teevad. Jah, turg ootab praegu, et Föderaalreserv jätkab intresside langetamist, vähemalt üks kord veel enne aasta lõppu. See ootus ise juba survestab dollarit ja toetab kulda. Ja analüüsis oli isegi vihje, et kui see USA valitsuse võimalik tõeseisak peaks pikemaks venima, siis see võib sundida Fedi olema veelgi agressiivsem oma leevendamiseks. See oleks kullale veel üks pluss. Nii et kui need tükid kokku panna, nõrk dollar, see de-dollarisseerumise jutt, keskpankade ostud, ootus leebele rahapoliitikale, siis tekib pilt, kus need suured jõud räägivad tugevalt kulla kasuks. See aitab niista, mis Rasaksada julgeb optimistlik olla, isegi kui tehnika natuke hoiatab. Täpselt. See on see laiem taustasüsteem, mis tema arvates on tähtsam kui need lühiajalised kuikumised. Kokkuvõttes analüüs ütleb, et kullaturg on fundamentaalselt tugev, kuigi lühiajaliselt on hoog natuke raugenud ja seal on vastupanu. Aga need põhjused, eriti dollari ja rahapoliitika, need annavad alust uskuda, et tõus võib jätkuda. Olgu, võtame siis need peamised mõtted kokku sinu jaoks, kes sa seda analüüsi ja meie juttu kuuled. Mida sa peaksid siit kaasa võtma? Esiteks, kullal on selja taga ajalooliselt tugev tõus, aga praegu on müügisurve ja tehnilised näitajad on üle kuumenenud, üle ostetud. Teiseks, hoolimata nendest lühiajalistest muredest usub analüütik Favad Rasaksada, et need tugevad fundamentaalsed põhjused, nõrk dollar, keskpankade ostud, leebe rahapoliitika, need toetavad endiselt kulda ja ta näeb potentsiaali isegi seal $4000 juures aasta lõpuks. Kolmandaks, väga oluline on jälgida neid tehnilisi tugitasemeid, eriti seda 3500 ja siis seda kriitilist 3300 taset. Kas need peavad või murduvad, see näitab, kas see fundamentaalne optimism ka tegelikult paika peab. Ja soovitus oli siis osta langusi, kuni pole selgeid märke trendi pöördumisest. Ja neljandaks, analüüs näitab hästi, kuidas tehnilised signaalid nagu see üleostetus ja fundamentaalsed tegurid nagu dollari nõrkus võivad anda vastakaid signaale. Et turul edukes olla pead mõlemat mõistma ja kaaluma. Küsimus ongi, et kas see praegune surve on lihtsalt ajutine korrektsioon tugevas trendis või midagi enamat. Täpselt. See ongi see pidev tasakaalu otsimine lühiajalise müra ja nende pikaajaliste suurte suundumuste vahel. Ja siit koorubki välja üks huvitav mõttekoht veel lõpetuseks. Midagi, millega sind edasi mõtlema jätta. Me rääksime palju nendest suurtes fundamentaalsete asjadest, dollari nõrkus, Fedi võimalik leevendamine ja eriti see süvenev de-dollariseerumise trend. Need on tõesti suured, globaalsed ja potentsiaalselt väga pika mõjuga protsessid. Just. Ja see panebki küsima, mis siis, kui need suundumused, eriti see dollari rolli vähenemine ja varade liigutamine dollarist eemale jätkuvad või isegi kiirenevad, ka pärast selle aasta lõppu ja selle Rasaksada prognoosi ajahorisonti. Mis võiksid olla need pikaajalised tagajärjed kulla rollile maailma finantssüsteemis? See on see suur küsimus. Kui dollar tõesti samm-sammult kaotab oma keskset positsiooni ja riigid otsivad aktiivselt alternatiive, kas kuld võiks siis taastada osa oma kunagisest hiilgusest kui see peamine globaalne reservvara? Mida see tähendaks? Mitte ainult kulla hinna jooks, vaid kogu selle rahvusvahelise finantsarhitektuuri, võimu tasakaalu, isegi geopoliitika jooks. Täpselt. See on midagi, mis läheb palju paugemale kui järgmise kvartali hinnaliikumised. Ja selle üle tasub kindlasti mõtiskelda, kui sa jälgid edasisi arenguid nii kullaturul kui ka globaalses majanduses laiemalt. Tõepoolest, see nihutab fookuse nendelt lühiajalistelt tasemetelt ja isegi selle aasta prognoosidelt palju laiemale pildile. Kindlasti midagi, mida silmas pidada, kui sa kullaturu ja globaalsed finantstrendide arenguid edasi jälgid.